Tere tulemast! Täna võtame ette ühe maailma kirjanduse tõelise monstrumi, Goethe Fausti. See on ju lugu mehest, kes oli teadmiste janus valilis panema kaalule absoluutselt kõik, isegi oma hinge. Ja alustame kohe küsimusega, mis on tegelikult selle loo keskmes. Küsimusega, mis piinas Fausti, aga olgem ausad, on ilmselt tuttav meile kõigile. Mis tunne see on, kui oled õppinud kõike, mis vähegi võimalik, aga sisimas tunned, et sa ei tea ikkagi mitte midagi? Ja just see ongi doktor Fausti meeleheite karje. Mõelge korraks, te olete pühendanud terve oma elu teadusele, olete õppinud ära kõik, mis inimkonnal on pakkuda ja tulemus täielik, ahistav tühjus. See pole mingi kerge pettumus, see on ikka sügav, hinge näriv agoonia. Okei, et aru saada, kuidas ühest geeniusest saab kuradi semu, käime läbi tema teekonna 5 etapis. Alustame sellest teadmiste agooniast, siis vaatame seda kuulsat kihlvedu kuradiga. Seejärel jälgime tema seiklusi Gretchenist Helenani. Siis räägime progressi rängast hinnast ja lõpuks jõuame tema viimase saatust trotsiva visioonini. Niisiis, esimene peatus, teadmiste agoonia. Kõik saab alguse ühtest sügavast eksistentsiaalsest kriisist. Enne kui Mephistopheles üldse lavale astub, peame aru saama, mis täpselt ajab nii briljantse mehe täieliku meeleheite äärele. Goethe on geniaalne, ta seab lava paika juba päris alguses, näidendi Elmengus. Ja seal põrkub 2 täiesti erinevat maailma. Ühel pool on poeet, kes räägib igavikulistest väärtustest. Teisel pool on teatridirektor, kes tahab pakkuda lihtsalt kerget meelelahutust. Ja see pinge kõrge kunsti ja lihtsa ajaviite vahel pole niisama sissejuhatus. Ei, see on täpselt see sama konflikt, mis Fausti hinge tükkideks rebib. Ja see konflikt peegeldub otse Faustis endas. Mõelge, ta on endasse imenud kõik teadused, filosoofia, juura, meditsiin, isegi teoloogia, absoluutselt kõik. Aga selle asemel, et tunda end valgustatuna, on ta hoopis vangis. Ta on oma enda kabineti vang tolmuste raamatute ja elutute faktide vahel, mis ei anna talle mingit rõõmu, ei mingit kindlustunnet. Ja see ongi tema murdepunkt. Tal on lihtsalt kõrini sellest, et olla mingi kõndiv entsüklopeedia, tühi anum, täis fakte. Ta januneb millegi tõelise, millegi elava järele. Ta tahab tunda, kuidas universum hingab, näha neid jõude, mis kõike koos hoiavad, mitte lihtsalt lugeda neist raamatust. Hästi, teine osa, kuradi kihlvedu. Ja just selline sügav läbipõllenud meelehäide ongi see, mis avab ukse millelegi palju süngemale. See on see hetk, kui lavale astub üks teemonlik alternatiiv. Ja sisse astub Mephistopheles ja ta pole lihtsalt mingi suvaline sarvedega koll. Ei, ta on just kui vastus Fausti palvetele. Ta pakub võbanemist, põgenemist sellest intellektuaalsest vanglast otse elu enda sisse, toore, filtreerimata kirgliku kogemuse keskele. Ta lubab absoluutselt kõike, millest Faust on ainult unistanud. Aga see pole mingi tavaline diil, et anna hing, saad vastu kulda. Ei, Goethe teeb selle äsja palju kavalamaks, palju psühholoogilisemaks. Küsimus pole selles, mida Faust saab. Küsimus on selles, kas teda on üldse võimalik rahuldada. Nii et, millised on siis need tingimused? Ja siin ongi see konks. Faust ei ütle, et võta mu hing. Ei, ta veeb kihla. Ja kihlvedu on selline. Mephistopheles võib talle pakkuda kõike maailmas, aga Faust usub, et mitte ükski kogemus, mitte ükski hetk ei suuda tema rahutut vaimu kunagi täielikult rahuldada. Ta on oma rahulolematuses nii kindel, et paneb oma hinge selle peale mängu. Hetkel, kui ta ütleb mingile hetkele, peatu, sa oled nii kaunis, siis on Mephistopheles võitnud. Mephistophelese küünilisus tuleb eriti hästi esile siin, kui ta annab head nõu ühele üliõpilasele. Põhimõtteliselt ütleb ta, distsipliinäri oma mõistust, aga ära mõtle ise. Tegele metafüüsikaga, aga ära proovigi sellest aru saada. Unusta tõde ja lihtsalt järgi reegleid. Ja see viimane punkt on eriti mürgine. Te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. See on tema maailmavaade pähklikoores. Teadmised on lihtsalt vahend, et ennast petta ja teiste üle võimutseda. Ja ongi aeg 3. osaks Gretchenist Helenani. Pakt on tehtud, raamatud on nurka visatud. Ja nüüd sukeldub Faust pea ees inimkogemuse ookeani. Ta hakkab jahtima seda ühte tabamatut, täiuslikku hetke. Ja tema esimene siht on noor, süütu tüdruk Gretchen. See on täielik pööre.
tolmusest kabinetist otse maisse kirgliku armastusse. See pole enam teooriaraamatust, see on puhas, toores, põletav iha. Nagu ta ütleb, ta ei taha mingit suveniiri, ta tahab naist ennast, tema riideid, tema lõhna, kõike. Aga see esimene katsetus päris eluga, see on täielik katastroof. Tema iha ei loo midagi, see ainult hävitab. See ei too rahuldust, see toob kaasa kohutava tragoodia, mis purustab Gretcheni ja kogu tema perekonna. Tema ema, vend ja lõpuks ka nende laps, kõik surevad. See on Fausti esimene ja eriti jõhker õppetund. Kirel ja kogemusel ilma südametunnistuseta on jube hind. Ja kas Faust õpib sellest? Ei, pärast Gretcheni tragediat ei tõmba ta tagasi. Hoopis vastupidi, tema ambitsioonid kasvavad veelgi suuremaks. Ta ei ihalda enam maist, lihalikku armastust. Ei, nüüd ta tahab täiuslikkuse ideed endast. Ja selleks manab ta esile ülima sümboli, Trooja Helena. Ta üritab nüüd ühtuneda müütilise iluideaaliga. Nii et need kaks naist ongi Fausti otsingute kaks poolust. Ühel pool on Gretchen, toores, reaalne, veritsev ja traagiline. Päris elu. Teisel pool on Helena, kauge, müütiline, täiuslik esteetiline ideaal, unistus. Ja Faust oma lõputus näljas peab proovima mõlemat, otsides rahuldust nii kehale kui ka vaimule. Okei, 4. osa, progressi hind. Nagu nägime, ei suutnud ei armastus ega ilu talle seda otsitud hetke pakkuda. Mis siis edasi? Oma elu lõpusirgel pöörab Faust oma energia millegile veelgi suuremale. Ta ei taha enam lihtsalt kogeda, ta tahab luua. Jätta endast maha püsiva jälje siia maailma. Just nii, tema iha kogemuste järele muutub ihaks luua midagi suurt. Ta ei taha enam maailma lihtsalt tarbida, ta tahab seda ümber kujundada. Ja tema viimane, kõige suurem projekt on täiesti monumentaalne. Võita maad merelt, luua täiesti uus maailm, puhtalt oma tahtejõuga. See on ju peaaegu jumalik ambitsioon, eks? Aga isegi siin, oma võimu tipul, ei leia ta rahu. Tema tohutut visiooni, tema suurt plaani häirib üks pisitilluke detail. Vana abielupaari majake ja pärnapuud, mis ei ole tema omad. See väike ebatäiuslikkus, see kellade helin sealt väikesest kabelist, see muutub tema jaoks täielikuks kinnisideeks. See ajab ta hulluks. Ja siin me näemegi tema ambitsiooni kõige koledamat külge. Tema käsk vabastage mind nende kohalolust on ju ilus viis öelda tapke nad ära. Tema suur unistus progressist nõuab veriseid ohvreid. Oma utoopia ehitamiseks on ta valmis hävitama teiste lihtsa ja süütu õnne ja see ongi progressi hind. See on kohutav. Ja olemegi jõudnud 5. viimase osani, finaalini. Faust on nüüd vana ja pime, tema elutee on lõppemas. Ja nüüd on aeg otsustada, kuidas jääb selle kihlveoga. Kas Mephistopheles saab oma tahtmise või on Fausti rahutu hing kuidagi siiski leidnud tee lunastuseni? Ja tema viimane visioon on tegelikult päris üllatav. Ta ei unista mingist isiklikust naudingust või rahust. Ei, ta näeb hoopis tulevikku, kus miljonid vabad inimesed võitlevad iga päev loodusjõududega, et oma maad hoida. See on pilt pidevast, ühisest pingutusest, mitte mingist valmis paradiisist. Ta saab aru, et väärtus pole mitte lõpptulemuses, vaid selles pidevas protsessis, selles pingutuses endas. Ja just siin, selles pideva võitluse idees leiab ta oma elus suurima tarkuse. Ta sureb lausudes sõnad just selle igavese püüdluse kohta. Mephistopheles muidugi arvab, et võit, hing on minu, aga siis sekkuvad inglid, sest selgub, et reeglid on muutunud. Inimene, kes veedab oma elu lakkamatult püüdles, teda on võimalik päästa. Püüdlus ise ongi lunastus. Nii et lõpukel lõpuks Faust ei võidagi seda kihlvedu tehniliselt. Ta ei leia kunagi seda ühte täiuslikku hetke, millele tahaks öelda peatu. Ja see jätabki meid mõtlema, kas see ongi Goethe peamine mõte, et elu tõeline väärtus ei peitugi sihtkohta jõudmises, vaid teekonnas endas. Mitte mugavas rahulolus, vaid just selles lakkamatus rahutus püüdluses.